tooks kohe välja, et meil on hästi äge tiim. Meil on päriselt hästi äge tiim ja me ei ole ainult see, et me istume oma kontoris, meil on tegelikult ju üle 80 töötaja üle Tallinna, et me oleme alates 1. maist üks Tallinn ja kolleegid on minu arust väga äged, et me alati näeme koolitustel ja saame kokku ja räägime ja juttu jätkub kauemaks. Kui palju te nagu peate päriselt vanematega tegelema, vanemate ennetustööd tegema nii-öelda selles mõttes, et vanemad oskaksid ja teaksid, mida nad peaksid paremini tegema? Aga jällegi, kui see hästi õnnestub ja võt selline pere, kes on alguses võib-olla rusikaga sulle viibutanud ja pärast ütleb aitäh, see on hästi võimas töövõit, et sellised väiksed töövõidud, ma arvan, on need, mis aitavad selles töös püsida ka. Kui tööle, siis rõõmuga. Tere tulemast kuulama järgmist CV.ee tööelublogi episoodi. Tänane episood keskendub ühele sellisele raskele, võib-olla ka polariseeruvale teemale, aga kindlasti teemale, mis on selline ühe väga suure missiooniga tööga seotud ja selleks on laste heaolu spetsialisti ametikoht. Episoodi oleme külla kutsunud Tallinna laste heaolu osakonna juhataja Anna Frangi. Tere, Anna. Tere. Ja Tallinna lapse heaolu spetsialisti Birgit Sadam. Tere. Nii, räägime kohe lahti. Mis on laste heaolu spetsialist ja miks see on nii siis selline polariseeruv teema ja ma saan aru, et mingi muudatus on siin tegelikult nimede moolest natukene Tallinnas juhtunud või toimunud, et Anna, äkki natuke selgitad? Jaa, ainult nimedes ei ole toimunud muutus, vaid tegelikult on muutus toimunud terves suures Tallinna lastekaitsesüsteemis. Et kui varasemalt olid laste heaolu spetsialistid või siis lastekaitsetöötajad vana nimetusega asusid linnaosade all. Igal linnaosal oli oma punt ja seltskond lastekaitsetöötajaid. Siis selle aasta 1. maist on kogu see lastekaitsesüsteem tulnud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti alla, kuhu loodi siis laste heaolu osakond ja kuhu siis, mida mina asusin juhtima selle aasta 1. septembrist ja kus siis Birgit Sadam siis töötab nüüd. Sa töötad 1. maist? Uues süsteemi. Just, 1. maist on see uus süsteem, aga Birgit on vanastaažikas lastekaitsetöötaja, kes siis ka linnaosa lastekaitsetöötaja oli, et tal on see hea kogemus olla mõlemas süsteemis seda kogemust saada. Anna, miks see muudatus tehti, et kas see oli nagu siis, et see missiooniga töö, et tuua rohkem sinna töötajaid, inimesi, kes tahaksid seda tööd teha või kaitsta neid töötajaid rohkem või miks see muudatus tehti? No muudatuse põhilised põhjused on seesama, millest ma alustasin, et vanasti olid lastekaitsetöötajad asusid, iga punt oli oma linnaosa all ja erinevad uuringud ja analüüsid on välja toonud, et üle Tallinna oli see lastekaitsetöö nii ebaühtlase tasemega ja kvaliteediga. Et see oli põhipõhjus tegelikult, et tuua ühe juhtimise alla, luua kvaliteedisüsteem, et me teeksime kõik neid oma tööprotsesse ja ülesanded ikkagi sarnaselt, arvestades lapse heaolu ja õiguseid. Et see oli põhipõhjus, miks see reform tehti, et sellise ühtlustamine oli üks oluline põhjus. Ja teine muidugi see ka, et linnaositi oli ka töötajate töökoormus erinev. Et näiteks Lasnamäe linnaosa on väga suur linnaosa, kus on väga palju lapsi ja väga palju abivaevad lapsi. Siis näiteks võrreldes mõne väiksema linnaosaga nagu Pirita näiteks või Nõmme, et ka see, et ühtlustada sellist töökoormust ja üldse saada ülevaade, et kes mismoodi tööd teeb, millised meetodeid kasutatakse, et pigem on järsku kvaliteedi ja töö koormuse ühtlustamine. Ja lõpuks see kõik on ju selle jaoks, et lastele hea oleks, mitte meil endil, eks? Ja, iseenesest tahaks tegelikult ka, et laste heaolu spetsialistidel oleks lihtsam, aga nagu iga muutus on ikkagi ebamugav kõigile ja tegelikult on see ebamugav organisatsioonile, see on ebamugav töötajatele ja kõige vähem tahaks, et see oleks ebamugav klientidele, et lastele ja vanematele. Kuigi ka tõenäoliselt see puudutab neid, see süsteemi muudatus on mõjutanud täna ka lapsevanemaid, aga ma tahaks loota, et kõige vähem. Aga ütleme, eesmärk on meil ikkagi suur, et ikkagi oleks hea ühtlane kvaliteet ja töö, ütleme, voog oleks lihtsam ja ka töötajate ja kaadrivoolavus oleks väiksem. Et see on ka üks eesmärkidest tegelikult. Birgit, sina oled olnud nii vanas süsteemis kui uues süsteemis. Miks sa endiselt teed seda tööd? See on väga suure missiooniga töö, see on raske töö, aga see on väga oluline töö. Aga miks sa teed seda? Ma teengi seda tööd missioonitundest, et päeva lõpuks, kui ma lahkun kontorist, et ma tunnen, et ma olen kellegi lapse või pere elu natukenegi paremaks teinud.
kas või päevahaaval. Ja muidugi ka sellepärast teen ma seda tööd, et seista nende laste eest, seista nende heaolu eest ja anda nende väikestele lastele see hääl. Aga kus see kõik algas? Millal oli see nagu hetk? Ma ei tea, mitu aastat sa oled seda tööd teinud, aga et millal oli see hetk, et sa mõtlesid, et ma tahan seda tööd teha, sest et minu missioon on nüüd seda teha? Mul saab see aasta 9 aastat lastekaitse valdkonnas. Ja see teadmine tuli mul aastaid tagasi, kui ma nägin Tallinna Ülikoolis kuulutust, et otsitakse sotsiaaltöö teaduskonda siis õpilasi, oli lisakonkurss ja ma tundsin seda, kuidagi see oli äratundmisrõõm või kuidagi selline äratundmine, et see on minu jaoks, et kus see tuli, ma ei oskagi täpselt öelda, aga ma tundsin, et see on minu jaoks ja ma tänaseni tunnen, et ma olen õiges kohas. Anna, kui raske on nagu järelkasvuga tegeleda või üldse nagu mingite karjääripöörajatega, kes valiksid sellise nagu raske ametikoha endale? Ma arvan, et üldse raske tegeleda selle valdkonna töötajatega selles mõttes, et nagu Birgit ütles, et missioonitunne ja mis see empaatia ja muud sellised hästi sügavad isiklikud väärtused, mis seda tööd tegema panevad, on samamoodi ka põhjused, mis miks me lahkume sellelt töölt, et me väsime, me võtame liiga palju südamesse, me paneme võib-olla teiste heaolu enda heaolust ettepoole. Et olemasolevate töötajatega on ka keeruline, aga ütleme karjääri mõttes, et kes meile võiks tulla, et kui Birgit nüüd 9 aastat tagasi avastas, et see on tema kutsumus, et meil on ju töötajad, kes on 20 aastat rohkem seda tööd teinud. Ja samas on meil ka väga selliseid värskeid laste heaolu spetsialiste, kes on tulnudki teisest valdkonnast. Ma alati ei saa öelda, et see päris teine valdkond tegelikult on, kui me laste ja peredega töötame, siis hästi palju probleeme on sarnased, me puutume kokku probleemidega, võib-olla lahendusviisid ja selline, kuidas me seda olukorda lahendame, on teistmoodi. Ja järelkasvu teema, et kas noori tuleb peale, et kui sa nüüd järelkasvu osas küsid seda, et kas noori inimesi tahab õppida laste heaolu spetsialistiks ja lastekaitseks, et siis seda ikkagi õnneks on. Ja see on jälle see sama, ma arvan, et sisemised väärtused, see missioonitunne, soov abistada ja aidata. Ja noortel on see hästi tugev, see õiglustunne ja see soov lapsi ja selliseid nõrgemaid abistada. Tihtilugu see on ka see põhjus jällegi, miks kiiresti läbi põletakse, et hästi teadlikult peab ennast hoidma, et see on nagu inimese enda isiklik kohustus ennast nagu kaitsta ja hoida ja ka juhina või siis asutusena me peame selle eest seisma. Et need noored, kes tulevad, pealekasv on hea, aga ka selles mõttes äraliikumine on ka samamoodi ikkagi üsna märgatav ja samas ka väga mõistetav, et see valdkond on see, kus inimesed liiguvad, sest see väga mõjutab inimeste igapäevaelu nagu ja eraelu, see töö ja see valu, mis tegelikult selle kaasas käib. Et on rõõmu ka, tahaks sellest ka vahel rääkida, et rõõmu on ka, aga seda jah, et kuna meie poole ikkagi põhiliselt pöördutakse siis, kui on probleemid ja mured, et siis sellega nagu igapäevaselt tegeleda, et see väsitab ja see on hästi mõistetav, et inimesed liiguvad selles rollis. Rõõm on ilmselt siis, kui probleem saab lahendatud, eks ole? Ja kindlasti ja hästi ja kiiresti saab lahendatud, see on jah. Või siis saab ennetatud, see on ka üks osa meie tööst, et meie töö ei ole ainult see, mida meedias kuvatakse, need rasked juhtumid või siis, kus see lastekaitse ongi sellises näidatud sellises halvas rollis, et võtab ära või teeb midagi halba, et tegelikult me teeme ka ju ennetustööd ja sellist igapäevast koostööd vanemate ja teiste võrgustiku liikmetega. Et mis on hea ja ilus ka, aga ütleme meedia seda väga hea meelega üles ei nopi, sest see ei korja nii palju klikke kui mingisugused probleemsed ja sellised rasked juhtumid. No selle töö iseloomu juurde võimegi kohe minna, Birgit, kui sa nagu peaksid võtma kokku, et meil kuulaja näiteks mõtleb, et ta tahaks ka sellist missiooniga tööd teha või vähemalt kaalub seda, et mis see nagu töö olemus on, et üks osa on siis ennetamine, probleemide lahendamine, mis veel? Kindlasti peab spetsialistil endal olema väga hea empaatia ja suhtlemisoskus. Sellepärast, et see on alus, et sa saad üldse perega kontaktile. Ja me tegeleme tegelikult ju perega tervikuna, et me ei tegele ainult selle lapsega seal peres, me aitame tegelikult üldjuhul tervet peret. Ja mina arvan, et see spetsialist, kes tegeleb lapsega ja terve perega, peab leidma selle hea kontakti. Mingi suhtlemisoskus peab päris hästi olema küljes, eks ole. Mis veel? Mis nagu iseloomustab sellist ühte head lapse heaolu spetsialisti?
Kiire organiseerija, võiks öelda, süstemaatilisus, organiseeritus, sest pahatihti need pered ja juhtumid, mis meile jõuavad, ei ole seotud ainult ühe probleemiga, vaid seal on hulgi neid probleeme ja abi vajab iga pereliige. Et me peame tegelikult vaatama pere kui tervikut ja aitama neid kõiki, et selline organiseerimisvõime peab olema kindlasti ühel ja lastekaitsetöötajal. Pingetaluvus on asi, mida hästi palju töökuulutustes kasutatakse, aga ma ütleks, et just selle ametikoha puhul on nagu eriti oluline vist selline asi ka, et kaadri taga sa rääkisid mulle mingisuguseid lugusid, mida ma nagu lihtsalt mõtlesin ja imestasin, et kuidas see üldse võimalik on, eks. Kahjuks see on jah, et meie töös just see pingega toimetulek on väga tähtis osa ja see on selline oskus, mida tegelikult sa õpid seda töö käigus. Ma väga tahaksin tunnustada ametit, kelle kaudu meil on erinevad toetus- ja tugimeetmed, näiteks psühholoogiline nõustamine, supervisioonid, kovisioonid. Meil on juriidiline tugi taga, meil on väga tugevad meeskonnad, meil on toetavad meeskonnad, meil on väga pädevad ja tugevad ja head juhid, kes on alati meie jaoks olemas. Et muidu ei saa seda tööd teha, kui sul ei ole hea töökliima ja hea meeskond, kellega koos arutada ja filtreerida neid asju. Et see on, me teeme küll, me oleme juhtumikorraldajana küll üksi, me tegeleme selle perega küll üksi, aga tegelikult on selle töö taga terve meeskond. Anna, sa tahad täiendada äkki midagi veel selle nurga alt just, et nagu, et kui inimene nagu vaatab väliselt, et see on ju raske amet, et miks ma peaksin seda tegema või et kuidas, et mida ma saan vastu selle eest, et et me juba rääkisime, et see ei ole, et seal on ka positiivseid asju, sest sa ju näed seda progressi, sa saad lahendada nagu väga suuri ühiskonna probleeme. Aga mis veel, mis ta nagu sina kui juht näiteks, kui ma tuleksin ja küsiksin sinu käest, et miks ma peaksin olema laste heaolu spetsialist? No mulle meeldis see, kus Birgit alustas see, et me anname hääle lapsele, anname võimaluse, et isegi võib-olla tal on see hääl, aga kas me kõik oskame seda kuulata, et kui sellel inimesel, kes tahab selles ametis tööd teha, et kui tal on soov seda häält kanda, kuulata last, arvestada tema õigustega ja tema heaoluga, et siis ma arvan, see on üks võimalus seda rakendada. Töös lastega on hästi lihtne see, et tõesti need arengud on hästi kiired näha, aga ja see on mõlemat pidi tegelikult. Kui me midagi hästi teeme ja hästi õnnestub, on see areng kiire ülespoole. Kui midagi tegemata jätame või laseme minna, siis see läheb hästi kiiresti ka allapoole. Et selles mõttes on tore, et meil neid töövõite ja seda arengut ikkagi on näha. Et valmis oleks selleks. Ja ma ütlengi, et need ma ei taha protsentuaalselt öelda, et palju meil on seda kurbust versus rõõmu, aga mul tundub, et see rõõm on lihtsalt 10-kordselt suurem, kui selles töös mingid rõõmuhetked on, siis see on hästi palju võimsam. Kahjuks lastekaitsetöö või lapse heaolu spetsialisti töö on selline, kus me oleme justkui natuke nagu tungijad. See on ka võib-olla see koht, miks see amet ei ole väga selline tunnustatud ja kiidetud inimeste seas. Et me nagu tükime justkui pereellu, et kui keegi teavitab meid abivajast lapsest, et siis me läheme nagu sekkume. Ja kui sa seda tööd tahad teha, siis sa pead nagu olemagi valmis selleks, et me sekkumegi, ilma et keegi meid käed laiali ootaks, et aitäh, et te tulite mind abistama, et seda väga palju ei ole. Aga jällegi, kui see hästi õnnestub ja võt selline pere, kes on alguses võib-olla rusikaga sulle viibutanud ja pärast ütleb aitäh, see on hästi võimas töövõit, et sellised väiksed töövõidud, ma arvan, on need, mis aitavad selles töös püsida ka. No aga hüppamegi kohe müütide juurde, et kui me vaatame nagu väliselt, mida meedia siis on kujundanud selle ametikoha kohta, on see, et kuri ametnik tuleb ja võtab sult lapse ära. Me juba selle podcasti käigus natuke puudutasime ka seda, et ennetustöö on väga suur osa sellest, et ei ole nii, et kohe koputab ametnik uksele lapse ära võtab. Aga mis on kõige levinumad müüdid selle ameti kohta, Birgit? Mis on nagu, kui sa peaksid 3 müüti välja tooma, mis sa mõtled, et see ei ole ju tõsi? Kui ma mõtlen oma lugude peale, siis esimene müüt, mille ma kohe kummutaks, on nagu see, et lastekaitseametnik käib lapsi perest eraldamas sellepärast, et saada täis oma boonuse kvoot. Et see on selline esimene müüt, et uskuge meid, me oleme kõik empaatiavõimelised inimesed. Mitte keegi ei taha mitte kunagi sellist asja teha, see on kõige viimane meede.
aga lapsed eraldatakse perest siis, kui on tegu hädaohus oleva lapsega ja meie järgime seaduseid ja selle põhjal me ka töötame. See oleks väga huvitav juhtimispraktika, kui mõni juht laste heaolu spetsialistile boonuseid maksaks selle järgi, et ma arvan, et hea, et sa selle välja tõid jah, et miski pärast vist nii tõesti on. Ma olen ka kuulnud seda müüti. Mis veel? Neid müüte on palju, ma praegu mõtlengi, mis sen sõelale tuua. Anna võib aidata kõrvalt. No ma ütlen kohe, et ei tee mitte midagi. Te niisama istute seal, mitte midagi te ei tee. Ja. Seda on ka, seda oleme kuulnud ka täpselt. Jah, õige. Et siis nagu tegutsematus, et kuskil on mingi hädaline ja et ei lähe appi nagu selle nurga alt. Aga miks selline müüt tekib üldse? Millest see tuleb? Sest te ju lähtute seadustest, eks ole. Te peate nagu lähtuma sellest, mida seadus võimaldab teil teha. Et kas see on lihtsalt selle nagu inimese tunnetuslik piir, et keegi näeb, et mingisugune lapsevanem karistab oma last ja tema ütleb, et see läks üle piiri ja miks keegi ei aita nüüd seda last või millest see tuleb? Seda kindlasti ka jah, absoluutselt ja vanemad ise ka ütlevad seda siis lastekaitseametniku suunas, kui on tegu nende enda lapsega, et pahatihti tulevad sellised süüdistused just siis, kui on tegu lapsega, kes siis justkui ei allu vanemate siis korraldustele, aga lastekaitse ka ei tee nagu umbes mitte midagi, et miks te midagi ei tee. Et tehke midagi, mu laps ei tule koju, mu laps ei käi koolis, aga miks te midagi ei tee? Et inimesed arvavad ka pahatihti seda, et me oleme nagu Ameerika filmis vahest, mis mul praegu meelde tuleb, et me lähme ja lööme jalaga ukse maha ja siis kõik muutub paremaks. Et seda on ka pahatihti näiteks meil ette visatud, et miks te kohe ei lähe koju ja miks te ei too seda inimest sealt kodust ära või miks te vangi ei vii seda ema, isa või vanaema. Et seal ju toimub midagi väga-väga halba. Et see on ka see, kus tekib see küsimus, et mis me siis täpsemalt tegema peame. Et me oleme ka nagu päris tihti selliste valikute ees ja nagu ma eelnevalt ka mainisin, et me oleme siiski järgime seadusi ja me ei saa oma pädevusi ületada. Et see on ka selline müüt minu arust, mida ma olen päris tihti kuulnud. Et inimesed, kes ikkagi on sellised nagu seaduse kuulekad või nagu neile meeldib natukene nagu kuidagi selle nurga alt, et asjad oleksid korrektselt tehtud, sellisele inimesele võiks ka sobida see nagu ametikoht on ja et on natuke nagu selline seadusandlik jõud ka, eks. Me teeme hästi palju koostööd näiteks politseiga, et nemad on meil hästi head koostööpartnerid, koolidega teeme koostööd, lasteaedadega, erinevate asutustega, kes tegelevad lastega ja sealt tuleb meil hästi palju selliseid esimesi signaale või esimesi selliseid märkamisi, midagi on kuskil väga valesti ja siis me võtame selle töö üldjuhul üle. Ja siis vahest tulevadki sellised süüdistused, et miks te midagi ei tee, kuigi tegelikult see protsess on toimunud juba pikemat aega. Aga kumba on nagu rohkem, et kas nagu, et miks te mitte midagi ei tee või miks te liiga palju teete nagu, kas või seal ongi nagu lihtsalt on nagu äärmusest äärmusesse? Mina ütleks, et suht võrdselt tuleb seda selliseid süüdistusi. Me kuuleme nagu väga palju negatiivset, aga seal on nagu selles töös on väga palju positiivset, eks ole. Ja nagu te ütlesite ka, et ennetustöö on selline väga suur osa sellest, mida tegelikult laste heaolu spetsialist teeb, käib koolides rääkimas igal pool mujal, eks ole. Kui palju te nagu peate päriselt vanematega tegelema, vanemate ennetustööd tegema nii-öelda selles mõttes, et nagu, et vanemad oskaksid ja teaksid, mida nad peaksid paremini tegema. Et kuidas see käib protsess? Tegelikult kui pere meieni jõuab, siis ta on juba tegelikult abi vajab pere ja siis hakkabki meil tegelikult töö selle perega. Ja tihti me jagame vanematele kasvatusalast nõu, saadame koolitustele, teenustele, et tegelikult hakkabki kogu töö pihta alguses vanematest. Nii Anna, kui nüüd üks inimene kuulab, mõtleb, et ma tahan laste heaolu spetsialistiks hakata või juba on kandideerinud, mis on need esimesed küsimused, mis inimesed küsivad, sest et meedia üritab ju teha ainult negatiivset, tegelikult me teame, et seal on väga palju positiivset selle töö juures, nii ühiskonnale kui ka sellele töötajale endale, ta nagu nii palju emotsioone tunneb, positiivseid emotsioone, kui ta midagi korda saadab selles osas, mis sellele lapsele hea on, eks. Aga mis on need küsimused, kui inimene tahaks tulla või tuleb ja töövestlusel tuleb? Jah, õnneks on näiteks need inimesed, kes ikkagi meie värbamisprotsessis nii kaugele jõuavad, et me hakkame nende CV-sid lugema ja kutsume neid vestlusele, siis nad on ise hästi palju eeltööd teinud, mis on tore.
et päris pimesi siiagi kandideerida ei saa, kuigi seda tehakse, nagu ikka automaatselt väga huvitavad CV-d meile laekuvad. Aga et neil on see eelinfo üsna hea juba ja kui mõelda seda, et nad on võtnud teadmiseks selle meedias kuvatava info ja ikka tahavad kandideerida, siis nad on päris nagu tugevad ja tublid, et kui sul oleks ainult see info, mis meedias kuvataks, siis võib-olla normaalne inimene ütleme nii ei tuleks, eks ju, seda tööd tegema, kui sellel on nii halb kuvand. Et tegelikult nad ikka natuke seda sisu teavad või mingis mõttes kokku puutunud, aga olulised võib-olla küsimus, mida küsivadki sellist igapäevast tööprotsessi. Ja täna natukene juba räägitud, et tegelikult laste heaolu spetsialisti amet on üsna selline hunt kriimsilma amet tegelikult, et mitu erinevat väikest ametikest on seal sees, et erinevaid oskusi. Et see on üks põhiasi, mis nad küsivad, kuidas see töö täpselt käib, mis ma pean tegema. Alates sellest, et me käime kodukülastusi tegemas, kohtume peredega, kohtume vanematega, vanavanematega, võrgustiku liikmetega. Täna juba siis Birgit tõi välja, et see politsei ja kooliga koostöö, et see suhtlemise oskuse nagu kõrge nagu oskus peab selles olema, et sa suudaksid erinevate osapooltega suhelda, ka nendega, kes on võib-olla konfliktsemad. See on kindlasti siis võib-olla teema, mida ka töövestlusel tuleb käsitleda, on selline turvalisus, enda turvalisus. Et kui need erinevad juhtumid, mis ka meedias on, eks ju näinud, on ka ju välja tulnud, et seal võib-olla ei ole erinevatel osapooltel kõige turvalisem, et siis sellest rääkimine, et kuidas me tagame oma töötajate turvalisuse. Et on see siis kohtumisel vanematega või siis kodukülastusel. Et Birgit tõi välja ka, et mingitel hetkedel on võib-olla kodukülastused vaja teha koos politseiga. Et ja kohtumistel näiteks, kui me kutsume kohtumistel ise vanemaid või võrgustiku liikmed, et siis oleme arvestanud sellega, et äkki meil on mõni selline võrgustiku liige, kes võib olla agressiivsem. Et valmis oleks selleks, seda tuleb kindlasti valgustada tööle kandideerijale. Nii et ikkagi selles suhtes kõik need nagu vajalikud nagu asjad on, nende peale on mõeldud. Yeah. Et see sama, et see psühholoogiline turvatunne, see füüsiline turvatunne, kui sa lähed külastama. Et Birgit, mida sina nagu ise tunned, et mida sinu käest kõige rohkem küsitakse, kui sa sõpradega suhtled või ma ei tea, näiteks ka kandidaatidega või uute inimestega, kes alles alustavad, mida nad küsivad sinu käest kõige rohkem? Nagu Anna ütles ka, et need uued töötajad, kes meil tulevad, nemad tegelikult juba enam-vähem tööst juba teavad ja seda küsimust, et miks sa seda tööd teed, küsivad minu käest pigem sõbrannad, kes või tuttavad ja lähedased, kes ei tea selle töövaldkonnast midagi. Et paljud on öelnud tuttavad inimesed, et nende jaoks see tundub nii raske töö. Nemad ei suudaks küll seal vastu pidada kaua ja ma ühtepidi saan nendest aru, sest vaimselt on see töö raske, psühholoogiliselt on see töö raske, aga ometi on meis kõigis olemas midagi, mis iga päev kutsub meid siia tööle tagasi. Ja jätkuvalt mina tunnen, et mul on see missioonitunne olemas ja ma tulen iga päev hea tujuga siia tööle. Uued töötajad, kes tulevad meile, nad on alati väga entusiastlikud, nad on väga abivalmid nii meile, meie oleme neile. Nad oskavad alati küsida õigeid küsimusi ja minu arust meil üldse meeskonnad on hästi toetavad kõigi uute töötajate suhtes. Et ei ole nagu mina isiklikult ühegi uue töötaja käest kuulnud negatiivset tagasisidet, et oleks nagu nendel olnud see algus või start meie siis ametis, meie meeskonnas kuidagi nagu negatiivne. Aga see emotsionaalne koormus on päris suur, et sa nagu, me oleme arutanud, et nii-öelda tööandja pakub omalt poolt Tallinnas väga suurt tuge. Sa ilmselt saad seda tuge ka sellega, kui sa positiivset emotsiooni saad, kui sa mõne lapse elu paremaks teed. Mis veel? Sest et sa oled ikkagi ju tavaline inimene, eks ole? Kuidas sa toime tuled sellise nagu emotsionaalse rollercoasteriga nii-öelda? Eks pikaajaline töötamine on selles mõttes hästi mõjunud ja oma töö teinud, et ka minul oli alguses selles mõttes väga raske. Minu esimene praktikakoht ülikoolis oli turvakodus. Ma olin seal kasvataja rollis ja ma peaks ütlema, et ma tegelikult iga õhtu sealt ära tulles nutsin. Ja ei saanud nendest maailma asjadest veel päriselt nii aru, et kuidas on võimalik, et üks armas väike laps satub turvakodusse. Peale seda ma asusin tööle lastekaitsesse ja ma olin juba nii öelda nagu esimese praktilise töö juba saanud
ja iga päevaga läks see tegelikult nagu kergemaks. Lihtsalt see oskus ja vanemate kolleegide tugi on väga tähtis, et sa ei tee seda tööd ju tegelikult, sa ei ole üksi, sa oled meeskonnas ja meeskonna tugi on väga tähtis selle töö juures. Et need uued töötajad, kes meil ka praegu on, kes on alles alustanud ja võib-olla kes ei ole kunagi lastekaitsetööd teinud, siis me oleme väga suureks toeks neile. Me käime koos nendega igal pool kodukülastustel, kohtutes, toetame neid igatpidi ja ma arvan, et see ongi see tegelikult, mis aitab selle tööga toime tulla selle vaimse stressiga, sest me meeskonnana näiteks teeme väga palju ka ühisüritusi, mis viib meid sellisest igapäevasest töörutiinist välja. Et te olete siin nagu community. Ja tegelikult saad endale sõbrad terveks eluks. Mina võin nii öelda. Aga Anna, kui sa vaatad sellist profiili laiemalt, siis kes need inimesed on? Nagu, Tallinna linnas on ju väga palju erinevaid linnaosasid, eks ole. Kuidas te nagu sihite neid inimesi, kes nagu vastavad sellele mingisugusele kindlale mustrile, et vaatate, et tema sobib? Keda me värbame siis? Sisuliselt jah, et keda te otsite, kui te mõtlete ideaalse sellise laste heaolu spetsialisti peale? Täna on Tallinnas ligi 80 lapse heaolu spetsialisti. Kõik omamoodi sarnased ja samas täiesti erinevad kõik. Nii vanus, enamasti muidugi on naised, aga meil on ka mehi, nii et julgustan mehi tulema lastekaitsetöötajaks. Enamus on naised vanuses, ma ei taha öelda päris 0-99, aga ikkagi väga erinevates vanustes ka. Et selles mõttes ma ei saagi öelda, et konkreetset tüüpi on. Et Birgit on täna nagu paar korda maininud seda missioonitunnet, mis võib-olla on alguses see, mis motiveerib seda tööd tegema. Jah, et eks erinevatel, ma ei saa kõikide inimeste peade sisse näha, mis neid motiveerib seda tööd tegema, et õnneks on ka, ütleme, erinevad hüved ja seal hulgas palk sellisel tasemel, et me julgeme täna siin ka rääkida, et tulge meile tööle. Et palk on ka selles osas juba see, mis nagu just kannab sellist aimu või tunnustab ka seda ametit selles mõttes, et see on natukene. Aga ma ei tea, kes meil on, toredad inimesed on, et ma tahaks öelda, et ta peab olema, ma olen ise olnud ka ju praktiseeriv, ütleme, lastega tegelev inimene ja väga selliste nagu katkiste ja eriliste lastega töötav inimene. Ja ma alati öelnud, et meie lapsed on kõik ühesugused igal pool, vahet ei ole, mis ta mure on tal siis, ma ei tea, on ta seksuaalselt väärkoheldud, on tal koolis mingid asjad, laps on laps, 0-18 Eestis. Ja et selline nagu valmisolek või selline soov seda 0-18 last aidata, olla ise lapsemeelne, rõõmus. Ja nagu Birgit ütles, et iga päev peab rõõmsalt tööle tulema, ma ei mäleta, kas oli meil nüüd kaadri tagune jutt. Aga sellest me kuidagi üsna tihti räägime meeskonnas, et see, kuidas ma nagu tööle tulen, mis tundega. Et kui sa nagu iga päev nagu nuttes läheksid ja nuttes tuleksid, siis ei saagi tulla. Aga vahel me nutame ja ka ma arvan, need inimesed, kes on 20 aastat tööl olnud, nutavad ka vahel ja see on ka okei tegelikult. Et lihtsalt peab vaatama, et see üle piiri lähe, et siin tuleb see enesehoid jälle, aga ma arvan, nutmine on ka okei ja siin on ka meeskond toeks teinekord. Et meile peaks ikkagi tulema üks selline rõõmus ja helge inimene, et aga samas süsteemne ja julge, et ta ei karda kohtus käia. Ja ma ei tea, kui me Tallinna väärtustest, üks minu lemmikväärtus on, kui me Tallinna linna raames vaatame, see julgus ongi hästi tähtis, julgus võtta vastu väljakutseid, julgus avaldada oma mõtteid, julgus hoida ka oma suud kinni siis, kui ei ole sinu koht rääkida. Mina lisaksin veel siia juurde selle, et hästi tähtis oskus on see, et sa oskad spetsialistina panna ennast teise inimese olukorda. Nii selle väikse lapse olukorda kui ka siis lapsevanema olukorda, et sa oskad mõista mõlemat osapoolt. Et see on minu arust hästi suur tugevus lapse heaolu spetsialistil. Ma lisaks veel ka, et võib-olla isegi lihtsam on panna ennast väikse lapse olukorda, aga pange ennast ühe teismelise olukorda, et see on nagu selline mõnus väljakutse, et sellise kriitika vabalt või tingimusteta, sellist tingimuste vabalt ma ei oska öelda nagu mõista seda last, sest tihtilugu on meie kliendid ka lapsed, kes on korda saatnud midagi ebameeldivat, lõhkund või kellelegi liiga teinud, aga siiski me oleme lapse heaolu spetsialistid, me peame aitama ka seda last ja peame teda nägema kui abivajavat last. Et see on paras väljakutse ja oluline oskus kindlasti on selline enda emotsioonide kontroll
et üks asi, see nutmine, millest me oleme rääkinud, seda võib teha vaikselt omaette meeskonnas, aga ütleme võrgustiku kohtumisel väga ei soovita. Ja teine on viha, mis tegelikult ka tuleb, et kui me näeme last, kes on jäänud pikalt näiteks abita, on see siis vanemate tegematuse tõttu või ka teiste kolleegide või partnerite, et see ajab vihaseks, et siis peab ka oskama ennast kontrollida, et kas siis minema hingama kuskil ja siis ütlema, jagama oma mõtteid või mitte üldse jagama neid, kui seal pole nagu midagi head jagada. Aga samas ei tähenda see, et me oma arvamuse jätame ütlemata. Arvamus tuleb ikkagi öelda, lihtsalt me peame suutma seda teha adekvaatselt. Ja väga tähtis oskus on veel osata abi küsida õigel ajal õiges kohas. Te mainisite seda, et natuke naistekeskne valdkond on see. Miks te arvate, et need sellised missiooniga tööd väga tihti või pahatihti kipuvad olema pigem naiste pärusmaa ja mitte meeste pärusmaa? Mina olen alati öelnud, et mehed pole nii tugevad, et sellist tööd teha. Et see ikkagi, üks asi on see, et kuidagi öeldakse, on niisugune pehme valdkond ja nii, tegelikult see nagu nõuab natuke sellist, ega siis kõik lastekaitsetöötajad ei ole emad või lapsevanemad üldse, aga kuidagi sellist, nõuab küll sellist emalikkust, aga emad ongi ju tugevad, nad peavad nagu miljoni asjaga hakkama saama, nii selle õrnalt peale puhumisega kui mingite suurte asjade korraldamisega. Et ja seesama selline 10 asja korraga teha, et see on ka selline minu meelest selline natukene naiselikum omadus ja oskus, et kui Birgit luges siin ette, et sa pead olema süsteemne, samas sa pead olema lahke ja leebe, siis sa pead olema sõbralik ja siis sa pead käima kodukülastul, suhtlemisoskused pead head olema, et selline süsteemsus ja suhtlemisoskus natuke tahaks öelda, et läheb vastuollu, et ütleme, et IT-mehed on hästi süsteemsed, aga neil puudub see suhtlemisoskus, et need naisel on vist võib-olla need omadused rohkem sellised, mis nagu toetavad olla selles rollis, aga nagu ma ütlesin, meil on juba paar meesterahvast ka, kes on meil lapseeluspetsialistid ja ka saavad oma tööga suurepäraselt hakkama. Väga toredad kolleegid, jah. Nad on toonud nagu meie naistiimi hoopis teist hingamist kuidagi. Et mulle väga meeldib, et siin on ka mõned meesterahvad meie meeskonnas. Kas meedia või inimesed ise nii-öelda siis kodanikud, keda te aitate, kas nemad ka suhtuvad kuidagi, vaatavad, et nagu naisametnik tuleb või siis meesametnik tuleb, et on see mingi vahe sees ka, olete te märganud? Klientide puhul ikka, jah, klientide puhul oleme seda märganud küll, eriti näiteks, mis on seotud erinevate rahvustega. Et meeskolleeg on mind võtnud mõnikord kodukülastule kaasa, kus on näiteks tegu siis moslemi peredega, sest seal naisterahvas lihtsalt ei lase meesterahvast üksi sisse uksest, et selline tugi olen siis kaasas olnud ja muidugi on eelistus olemas ja, et on olemas meil kliente, kes soovivad ainult naisterahvaga suhelda või ainult meesterahvaga, et seda vahet oleme näinud küll, jah. Ehk siis kultuurilised eripärad ikkagi Eesti peab ka mõtlema juba selle peale, et me oleme multikultuurne ühiskond, eks ole, ja teie nagu käite ka nagu seda sama sammu, mida ühiskond käib, eks. Kas, kui te vaatate nagu tervikuna seda, kus on kõige rohkem probleeme, kas seal on nagu mingisugune muster või pigem ei ole mustrit, sest nagu see üks müüt on tihti, et see on mingisugune, siis ongi see sisserännanud inimeste probleem rohkem või näiteks teatud rahvuste probleem, aga kas see päriselt ka nii on või tegelikult ei ole nii see asi Eestis? Mina ütleks, et ei ole mingid, kui me teaksime seda kindlat mustrit, siis oleks hästi lihtne ju seda kuidagi ennetada ja aidata. Tegelikult ei ole. Et see abipäev laps olla võib olla nii varakast perest kui vaesest perest, nii eestikeelsest kui venekeelsest, et tegelikult ei ole, võib-olla vahest ütleme need abivajadus või mille pärast pöörutakse võib mingis mõttes nagu erineda, ütleme, et kui on varakas pere, siis seal ei pöörduta sellepärast, et lapsel pole süüa ja juua selga panna midagi, aga seal on probleemid tekkinud sellest, et puudub vanemlik hool ja armastus, vanemad on näiteks tööl või eemal. Et kui oli see aeg, kus hästi palju välismaal käidi tööl, et lapsed kasvasid üksi üles, ja seda oli päris palju, et keegi kellelegi ei teavitanud, naabrid kasvatasid lapsi, et sellised, just sellised teismelised, et kõik asjad olid olemas, taskuraha olemas, aga inimene, kes küsiks, kuidas sul päev läks, et seda ei olnud ja see väga mõjutab lapsi, kui ei ole seda inimest, kes küsib, kuidas sul päev läks. Ma tean, et see on raske teema, aga proovime mingisuguseid probleeme nagu puudutada, Birgit, et mis need nagu põhilised probleemid ikkagi on, siis ärme täitsa nagu äärmusesse mine, aga mis on üks selline argipäev ühe
lapse heaolu spetsialisti jaoks, millised on põhilised probleemid, millega peab tegelema? Ma olen seda tööd teinud varsti 9 aastat ja võrreldes varasema ajaga ütleksin mina, et meil on meeletult kasvanud vaimse tervisega kimpus olevate noorte ja laste arv. Ja kahjuks on meil tekkinud see, et nõudlus on suurem kui pakkumine. Et meil lihtsalt ei ole tänaseks nii palju spetsialiste või arste, kes saaksid õigeaegselt siis sekkuda ja abi pakkuda. See on selline väga tõusev probleem. Teiseks selline igapäevane argipäev, mis on aastast aastasse üks ja sama, on koolikohustust mitte täitvad noored, riskikäitumisega noored. Me räägime siis, eks ole, erinevate mõnuainete, alkoholi ja muu tarbimine. Need on sellised peamised probleemid. Ja muidugi, kui sellised veel markantsemad näited, siis kindlasti seksuaalselt väärkoheldud lapsed, füüsiliselt vaimselt väärkoheldud lapsed, et need on ka sellised teemad, millega me tegelikult peame igapäevaselt tegelema. Aga kes see teavitaja tavaliselt on, et a-la stiilis, et kui sa räägid siin ikkagi narkootikumide probleemiga lapsest, kas see on lapsevanem, kes ise pöördub? Või see on ikkagi keegi tuttav perekonnaliige kuskilt mujalt, kes kõrvalt? Mina tahaksin siinkohal väga tunnustada neid vanemaid, neid peresid, ka vanavanemaid, kes võtavad selle julguse kokku ja tulevad, küsivad ise abi laste heaolu spetsialisti käest, et ma enam ei oska, ma ei tea, mida enam teha. Et mul ongi selline laps või selline noor, kes ei taha kooli minna, kes ei tule koju, kes tarvitab aineid. Minu arust see on julgus. Kõige enam annavad meile sellest märku siiski politsei, kool, lastega tegelevad asutused, spetsialistid, nõustajad, psühholoogid, et enamjaolt tuleb meile see esimene info ikkagi sealt. Et meie tegelikult enamjaolt meie kliendid on ju siiski need, kes satuvad meie vaatevälja kuskilt mujalt. Nad ei ole ju tegelikult tulnud ise ukse taha abi paluma. Et see protsent on kahjuks väike. Nii et tegelikult, kui oleks rohkem inimesi oma peres seest tutvusringkonnas, kes seda asja nagu teavitustööd teeksid, nagu siis võib-olla ei oleks ka meedial selline pilt, nagu praegu on, eks ole, või inimestel nagu läbi meedia, sellepärast, et inimesed ise võtaksid selle vastutuse, et ei pea alati läbi politsei käima või läbi kohtute käima. Absoluutselt, et minu sõnum olekski see, et tegelikult me tahame päriselt ka aidata. Et tahaks muuta seda kuvandit, et me ei ole need kurjad lastekaitsetöötajad, kes käivad ringi ja otsivad mingid pered, kelle pereelu nagu segada või sassi lüüa või kuidagi halba teha. Et meie eesmärk on aidata nii last kui pere ja nende edasi toimima saada nende elu ja elukorraldus ja päästa see laps, kes on jäänud elus hammasrataste vahele. Anna, kui sa vaatad nagu Tallinn ei võrdu kohe riik, eks ole, ja Tallinn-Harjumaa ei võrdu riik, et kui sa vaatad riiklikul tasemel, et miks on oluline tegeleda selle teemaga nagu ja et kas riik nagu vaatab tulevikku ja panustab tulevikku selles osas, et te näete, et nagu see, ma ei tea, mingid erialad, mida õpetatakse või see juurdekasv, et kas seda on piisavalt, et nende ühiskonna probleemidega kaasa minna, sest et nagu Birgit mainis, siis vaimse tervise probleemid on üha kasvavad, eks ole, ja me tegelikult ju näeme, et inimesed ei saa seda abi, mida nad vajavad, eks. Kuidas sina tunnetuslikult ütleksid, kas sul on veel 5 aasta pärast laste heaolu spetsialiste, keda värvata? Tahaks väga loota, et on. Õudselt tahaks öelda tegelikult, et meil tahaks, et me areneks nii kiiresti, et meil pole vaja ühtegi lapse heaolu spetsialisti, et kui siis ainult ennetustööks on ja et Tallinn on ikkagi riigi suurim kohalik omavalitsus, et üsna selline võimas mass laste heaolu spetsialiste töötab riigi mõttes ka, eks ju meil. Aga riigi vaatest, ma arvan, et ikkagi tehakse ja toimetatakse selle huvides ja mitte ainult laste heaolu spetsialiste, vaid üldse erinevaid spetsialiste, kes saaks aidata, et kui me vaimse tervise mõttes räägime, et see on nagu ükskõik, mis teemas me lastest räägime, tuleb see vaimne tervis välja, on see siis kooli teemas või laste kaitse valdkonnas või üldse tervise valdkonnas, et siis see vaimne tervis on hästi oluline teema õnneks ja sellel teemal kõik toimetavad, mitte ainult sotsiaalvaldkond, vaid täpselt see, et haridus ja tervisevaldkond ka, et kui me sinna kõik nagu rohkem panustame ja selle peale mõtleme, et siis ma arvan, meil on nii lapse heaolu spetsialiste kui teisi spetsialiste, kes panustaks ja järjest vähem tahaks öelda, on meil abivajavaid lapsi, et me suudaks nagu ennetada mingeid probleeme.
aga noh, kui ikkagi noh, ütleme see maailm, mitte ainult isegi Eesti, kui me maailmas ka vaatame, et need probleemid ei kao mitte kuskile tegelikult, nii kaua kui meil on lapsed ja nii kaua kui meil on inimesed, jäävad meile need vägivallaprobleemid, et me peaksime tänaseid väikseid lapsi suutma kasvatada terveteks täiskasvanuteks, et nendel võib-olla oleks lapsed tervemad, et see on nii pikaajaline protsess tegelikult, aga noh, me juba täna näeme, et mina olen selles valdkonnas ka nii kaua olnud, et mul on juba, eks ju, noh, lapsed ja lapselapsed selles valdkonnas, et kes kunagi olid lastena minu kliendid, täna on, ma näen, et nende lapsed on ka meie nagu sektori kliendid. Et noh, midagi peaks muutma või teistmoodi tegema, aga samas see näitab seda ka, et me ei saa nagu seda, noh, kui sa ütled 5 aastat, et kas 5 aasta pärast on, meil on kindlasti vaja ja rohkem vaja, ma arvan, neid erinevaid spetsialiste. No, kui me räägime 100 aasta lõikes, siis tahaks öelda, et juba on midagi äkki paremaks muutunud, et noh, ma ei tea, tahaks õudselt nagu juba nagu üles kutsuda nii vanemaid või noh, kes meil siin kuulavad või vaatavad, et noh, ma ei tea, pange telefonid ära, olge looduses, juba hakkame vaimset tervist natuke ise ka saame toetada ja aidata, et üks asi on spetsialistide tugi ja abi, aga siis mõtleme, mis me ise teha saame enda ja oma laste heaks. Mina lisaks veel siia, et räägi nagu vanemana päriselt oma lapsega. Kuula oma last, räägi temaga lihtsalt, kas või tema päevast, et juba see minu arust on alustuseks päris hea. Nii et see laste heaolu spetsialisti roll, ta ei ole ainult nagu missiooniga töö, oluline töö, vaid tegelikult on nagu strateegiline roll siis riigi jaoks, eks ole. Birgit, mis ise näed, kas strateegiline roll, kas ise tunned, et nagu lisaks sellele missioonile nagu sa näed, et sa nagu süstemaatiliselt suudad ühiskonnas midagi paremaks muuta praegu? Jaa, kindlasti. Et mina arvan, et meie roll selles töös või meie töö on väga suure tähtsusega. Et eriti siin väikses riigis, kus meil on palju lapsi ja kus meil on kahjuks palju abivajavaid lapsi. Minu käest on ka kunagi küsitud, et mis oleks sinu jaoks ideaalmaailm ja ma olen alati vastanud, et siis, kui lastekaitsetööd ei oleks enam kunagi vaja. Aga nagu Annagi ütles, siis seda juhtu ei 5 ega 50, aga ma ei tea, kas 100 aasta pärast see juhtub, aga need probleeme tuleb ainult juurde. Ja ma arvan, ja näiteks ma tooks välja selle, et mulle annab hästi palju motivatsiooni juurde see, et sellised väiksed töövõidud, et kui mingigi pere on saanud abi ja sealt tuleb mingigi selline tagasiside positiivne, me saime päriselt ka abi ja nad tänavad, siis minul on küll päev korda läinud. Ja see näitab, et me teeme päriselt ka õiget asja. Ja see annab sellist motivatsiooni edasi tegutseda. Okei. Strateegiline roll, eks ole, me teame, et see on vajalik. Kuidas tõsta selle nagu ametikoha sellist usaldusväärsust nagu nii, et noh, a la stiilis, et kas seal peaks olema mingisugune eetikareegel, koodeks näiteks meedial, et nad või peaksid ainult positiivse külje alt seda kajastama. Noh, et selles suhtes, et nad nagu clickbait või kollast meediat on hea toota, eks ole, aga noh, ma ise näen, et kui meedia aitaks kaasa, siis oleks võimalik seda rolli nagu mainet parandada selles võtmes, et inimesed nagu aitaksid, toetaksid teid, ühiskond toetaks teid rohkem, kui täna seda teevad, on ja. Aga mis te ise näete veel, mis võiks olla sellised asjad? Mina ise leian, et kui meedia natukene kajastaks meie tööd ka positiivsemas noodis, siis julgeks pered ja vanemad ja lapsed kindlamalt ja julgemalt meie poole ka pöörduda. Et see oleks minust esimene samm, et kui ka kõik välis näeks seda meie töö poolt, meie ka positiivset poolt, siis ma arvan, et see annaks positiivse sõnumi ka kõigile teistele Eesti inimestele. Nii et sa julgeksid ikkagi inimesi üles kutsuda nagu vaadata mõlemat poolt sellest uudisest lõpuks, kui keegi midagi loeb kuskil kas sotsiaalmeedias või meediaväljaandes. Absoluutselt, alati saab ju nõu küsida. Minu arust hästi tänuväärt tööd teeb lasteabi telefon 116 111, kus nad on teinud väga head teavitustööd ja sealt on ainult positiivne tagasiside ja tänu sellele on hakanud tulema sealt poolt väga palju teavitusi meile, kus me tõesti leiame üles need abivajavad lapsed, abivajavad pered ja mitte ainult pered ei võta selle telefoniga ühendust, vaid sinna helistavad ka lihtsalt võib-olla mures sõbrannad, kooliõed, pinginaabrid, kus nad näevad, et nende hea sõber on hädas ja me saame niimoodi abi pakkuda sellele lapsele ja noorele. Ja nagu ma aru sain, siis ei ole nii, et keegi helistab ja te kohe tormate ust maha rammima, vaid te ikkagi nagu reaalselt uurite, vaatate sinna sisse ka ja lähtute seadustest ka, et ei ole päris nii, et
saate kõike teha ja tulete ja kohe kuri ametnik tuleb, eks ole. Absoluutselt mitte, et meie järgime täpselt seadusi ja meil on oma reeglistik ette antud, mis aja jooksul me peame midagi tegema ja kindlasti see ei tähenda seda, et me politseiga läheme kohe ukse taha ja teeme kurja häält, vaid meie eesmärk on siiski nõustada, jõustada abivajajat. Anna, mis sina ise näed, et kuidas saaks selle rolli nagu sellist rolli natuke atraktiivsemaks muuta või teha sellised? No esiteks ma arvan, hakkab see iseendast, et mina kui lapse heaolu spetsialist, lastekaitsetöötaja või üldse selles valdkonnas, eks ju, toimetav inimene, et kas ma ise tunnen, et ma olen õiges kohas, kas ma tahan tulla podcasti rääkima, et täna ma tunnen täpselt, et Birgit on õiges kohas, ta teeb oma õiget tööd, räägib siiralt siin oma tööst ja silmad säravad. Ise ma samamoodi olen nagu väga fännan lastekaitset ja pean ennast selliseks südamelt laste kaitsjaks. Et ma täpselt ei tea kõikide meie või siis ka Eesti lapse heaolu spetsialistide sisemaailma, aga see hakkab iseendast, et mida meie välja kuvame siis selles rollis, et kas me räägime ka neid häid asju ja kas me ausalt räägime neid raskuseid ja kuidas me neid ületame, et hästi palju hakkab sellest ja julgusest tulla kas siis podcasti või üldse nagu rääkida ja kõneleda selle ameti ja rolli eest, et see on kõige lihtsam viis, et ise hakata levitama selle töö nagu ägedust ja toredust ja ka raskust, kui tõesti aus olla. Aga jah, see Birgiti välja toodud meedia, lihtsalt me võime paluda neile, et jah, see sama eetika küsimus, et kas eetiliselt võiks nagu panna piiri, et ei räägitaks halba lastekaitsest. Õnneks on mingi eetika, mis kaitseb lapsi, et see on oluline meie jaoks täna, et kui tõesti keegi ajakirjanikest arvab, et meie tööd on vaja niimoodi kuvada, me ei saa seda nagu keelata. Peast, et lapsed oleks hoitud ja kaitstud nendes lugudes. Aga muidugi me ootame, et see oleks minu meelest väljakutse siis ajakirjandusele, et tehke mingi selline äge lugu, mis näitab laste heaolu spetsialisti heas valguses ja samas kogub ka klikke. Et võtke keegi see vastu ja tehke mingi äge lugu, tulge rääkige meiega, mis me teeme ja kuidas me oma elu elame. Kas või näiteks sellest, et vanemad, kes on tundnud, et nad on saanud abi, eks ole, et mingisuguseid edulugusid rääkida ja kogemuslugusid ja avatult, eks. Et see kindlasti aitaks. Absoluutselt, see julgustaks ka teisi samasuguste probleemidega kimpus olevaid noori ja peresid. Ja peegeldaks päris elu ka tegelikult, mitte ainult siis nagu seda väikest osa äärmusesse liikumist, eks. Okei, peamised müüdid on meil ümber lükatud, kahtlemata oluline teema. Kui te peaksite veel siia üles kutse lõppu tegema, te ju ootate endale uusi kolleege kogu aeg, nagu ma aru saan. Kui üks inimene kuuleb seda episoodi või otsis laste heaolu spetsialisti, lastekaitsespetsialisti ametikoha kohta midagi, miks ta peaks tulema ja seda tööd tegema? Kes alustab? Esiteks mina tooks kohe välja, meil on hästi äge tiim. Meil on päriselt hästi äge tiim ja me ei ole ainult see, et me istume oma kontoris, meil on tegelikult ju üle 80 töötaja üle Tallinna, et me oleme alates 1. maist üks Tallinn ja kolleegid on minu arust väga ägedad, me alati näeme koolitustel ja saame kokku ja räägime ja juttu jätkub kauemaks. Me saame alati toetust, me ei tunne ennast kunagi üksi, et me teeme seda tööd üksi ja me oleme selle murega üksi, sest juhtumid on rasked ja me saame alati tuge ja abi, et inimene, kes soovib töötada ägedas meeskonnas ja ägedas tiimis, siis mina arvan küll, et ta võiks anda endale selle võimaluse. Mina tahaks öelda ka seda, et minu meelest laste heaolu spetsialistidel on väga suur privileeg tungida teiste eraellu või olla selles või isegi eriti hästi, kui meid on kutsutud. Ja minu meelest see on selline, et sükene, ma ei taha öelda sükene austus või sükene alandlikkus pere ja tema selle lapse ja selle loo ees, et kuidas me seda õrna olukorda lahendame nii, et me kellelegi rohkem liiga ei teeks ja me saaks neid aidata, et see on minu meelest nii suur privileeg olla sellises rollis, et kui me nagu seda mõtestaks rohkem niimoodi, vahel tõesti on seda raske teha, eriti kui meil on agressiivsed vanemad, kes meid võib-olla sõimavad või laps, eks ju, kes on ka võib-olla ise riskikäitumisega, et siis nagu tunda, et mul on õudselt suur privileeg, aga seda enam, et selline hästi, kui see nagu see aega võtta nagu vahel mõtestamiseks, et kuhu sind on sisse lastud või millele sind on ligi lastud, et ma arvan, et see võiks ka midagi olla,
te ka siin, kui täna kuulsite meie lugusid siin kaadri tagant taguses ajas, et siis et see nagu teeb ikkagi, see paneb üllatama, mis asjadega me kokku puutume. Ja see on igapäevane töö, eks ju, õnneks Birgit enam ei nuta, aga kellele läheb nutma, kellele läheb vihale need lood. Aga ikkagi meil on antud privileeg selles loos olla ja leida nagu koos perega siis lahendust, et nendest olukordadest siis paremini välja tulla. Ja mul on hea meel, et ma sain sellele olulisele teemale tähelepanu tuua, õla alla panna, teid aidata natukene, et ma näen, et see on oluline teema, eriti sellised missiooniga tööd, nendest räägitakse liiga vähe ja kui räägitakse, tihtipeale räägitakse ainult negatiivse nurga alt, aga loodetavasti see episood avas natuke uksi telgitaguseid, et siis inimesed, kes kuulavad, kas soovitavad näiteks seda ametikohta või vähemalt mõistavad seda ametikohta natukene paremini, kui nad tegid seda varem. Aitäh, Anna! Aitäh, Birgit, et te siia tulite. Kõikidele kuulajatele see episood keskendus laste heaolu teemadele ja laste heaolu spetsialisti teemadele. Meil olid episoodis külas Tallinna laste heaolu osakonna juhataja Anna Frank ja Tallinna lapse heaolu spetsialist Birgit Salam. Kõikidele kuulajatele jagage seda inimesega, kellel võib sellest episoodist kasu olla või kes näiteks sobiks väga hästi laste heaolu spetsialistiks. Kui tööle, siis rõõmuga. Töö on hea, nii hea.